teemal meil, et välisukse lukus, kuna midagi võtta probleem on, siis me ei saa Heleniga uksest välja toast. Võti on taskus ja siis peame minema rõdult välja. Peame nagu burgerles. Tule ka burgerel. Ja äkki sa räägid ära, mis päriselt mul. Tule Roni. Hopp, saad hakkama küll ju. No näed, viiks vonks. Nägid, vaata seda minu pätis. No jaa, sonid ju aknast välja ja pärast mis samamoodi minema. Tegelikult meie trepikojas vahetati lukk ära ja meie võti. Meie võti enam ei tööta, jah. Huvitavalt kombel. Küsin jah, võtit, jah. Aga nii koha, saame rõdud sisse välja ronida. Mingi väike. Joppe kindlalt palju. Jäi, panen siia. Little Secret. Siin on väike market meil kodu juures, kus me siis saame hädavajalik asju tuua. Sellest, et väikestes marketites on väike valik. Siis me käime ikka suuremas poes. Ja vaadake sinna nagu päriselt, meil siis kusagil 100 meetrit mitte. Ja juba meri paistab. Siin on kohvikud. Ja otsime Kuljulas, seda läks prügi välja viima. See prügisüsteem on siin naljakas, sa pead tulema nagu enda seal kortermaja huudist välja ja minema üle tee randa jalutama oma prügikottidega. Aha. Lastakse ikka üle tee. Ja prügi visatakse siia nendesse torudesse. Kus Kulju on? Jälle ta lasi jalga. Näed seal. Ja ka mina mõtlesin, et siin paradiis kunagi ei saja. Aga tuleb välja, et ka siin on vihmased päevasi. Aga tegelikult hullu pole. Et siis 300 päeva aastas on päike ja siis ülejäänud see teine natuke sombume. On nii, Helen, jah? Terve see nädal lubas iga päev vihma. No jaa, aga siis ongi siis... Ja kui need vihmapäevad otsa saavad, et siis on 300 päeva päikest. Eestis on vastupidi siis, minu arvates on siis 60 päeva seda sooja jaal juhul ja siis ülejäänud on vihmane. Suvepäevad on ka pilvised. Ja, aga siin on ikkagi fun, et võiks siis ujuma minna, eks ole? No põhimõtteliselt. No näed siis. Näed, sama see. Ring. Tead küll see ringi? Jaa, seda ka. Küpsis! Tulime siis väikesele jalutuskäigule ja pühapäeva lõunal ja linn on rahvast täis. Siin ongi selline kultuur, et pühapäeviti on enamus toidupoed kinni. No muidugi see on siin ju selline turismilinn, et mingid väiksemad supermarketid on ikkagi lahti mingi kellani, aga enamus suured poed ja asutused on kinni ja siis inimesed käivadki restoranides, saavad kokku ja teevad pikad lõunad ja mõnusad õhtusöögid enda lähedastega. Hästi palju on kohalikke täna. Vot. Nii et me siis leidsime õige aja, millal ise ka välja tulla inimestega suhtlema hakata. Siit eemal paistab nagu oleks mingi tänavatoidufestival, aga tegelikult ei ole. Mägi mingit taga paistab hästi palju selle tagama seest. Videole ei jäägi seda mäge, kuna ilm on nii udune. Mis siin toimub? Nagu mingi üks restoran on nii hea, et kõik võtavad ära. Ma loodan, et ma peksa ei saa nüüd filmimise eest. On või? Väga populaarne koht. Oota? Buffet järjekorras? Ahaa. Räägin buffeest. Ju siis. Meie ei ole siin veel buffees käinud, on ju? No lähme. Muidugi lähme. Pallan soovitas mingit head sushikat. Siia ka minna. Sinna, kus teised käivad? Jaa, loomulikult, mis sa programmast on? Järd on hea. Loomulikult, järd on hea. Jah. Lähme nüüd üle tee.
tulen sinuga üle tee. Mingid imelik sul on. Kes sa oled? Mingid imelikud, üle tee. Mis imelik oled? No ma ei tea, ma tunnin seda liiklust ka seda ma jätkan. Jah. At the roundabout, take the first exit onto Calais de la Fruta. Siin Los Polices, see sama koht ongi. See. Jaa. See. Vaatan kohe GPS-i. Tulin Kepsujärge enda arust raamatukokku. See on Balti-jaama turu. Ja see on aga see on rohkem nagu siis mingisugune nojah, raamatukogus ei ole just. Siin müüakse muid asju siit. Jah. See hingata või? Sul on mask ees, mask kaitseb sind. Ta näitas, ma panin midagi Kepsu valesti järelikult. Okei, siin ei ole jah. Nii ikkagi leidsin raamatukogu ülesse. Et ikka oli kõige maja, aga lihtsalt siis teisel korrusel. Kas siin on inglisekeelset staffi ka? Tadaa! Kas me lähme kulju? Malagasse. Esimene trip jah, Malagasse. Kui me siia tulime kuu aega tagasi, siis me olime nüüd lennujaamas ja sealt kaugemale me ei ole jõudnud. Nii täna lähme linna avastama ja ülivingi ilm on ka. Võtame teid kaasa. Ma ei anna sul aru. Yeah, have a nice day as well. Yeah, bye. Oh, so many people. Nice. Esimene rongisõit on läbi, väga vinge, mingid väravad tulevad, veetavad piletit, nagu ma aru saan. Et oleks jänest sõitnud, siis siit väravadest läbi ei saaks. Et hea, et on pilet olemas. Nii. Ja, open. Viimased trepikõnakud. Otsusin minna trepist, mitte kõrvalt, eleveitorist. Kuidas trenn on? Kas tuhar töötab? Jah, väga hea. Minna üks kord alla, Eesti uuesti, siis korda niimoodi veel. Vaadates seda palju, siis ma peaksin 10 korda tasku. Siis ma võin öelda, siis panen tänaseks trenni päeva kirja. Ja meie esimest korda Malagas. Nii, where is food? Where is food? Give me food. Kus on food? Ma ei tea, me lähme avastame nüüd street marketite, kui kohal oleme, siis näitame teile ka. Üks sõber just eile ütles mulle, et eestlased näevad palme, siis on kohe nii sillas. Ja tegelikult, eks see vähe ole ka. Mina ka palme näen, siis kohta, mis asja, vaps ägedad palmid. Aga leidsime Heleniga siit ühe... Sinna veel minna. Väga huvitav tänava. Helenil meeldib väga kullast asjad. Siis see terve tänava on kullast. Kuuleks sa? On nii, jah? Jaa. Aga see on hoopis järgmine tänava. Ma ütlesin, kohe see tänava, aga järgmine. Vaata Heleni palmisi. Täiega väga. Ta ei näe. Ülivinged suured palmid. Ja Kohevad. Pole mingid raadakad. Pole raadakad palmid. Nojah, eriti näha pole, aga hea küll. Ma olen liiga excited, ma ei suuda oodata, kuni me leiame selle street või selle food marketi ülesse. Et juba ma tulin suurest teest üle ja mul juba tead õnne pisardab silma tulla, sest nii ilus on tsen. Püksis, jah. Nagu ma ei tea, see on täiega äge linn. Ilus ka. Ja suur linn, siin elab mingi üle 500 000 inimese. Aga no rahvaarvu poolest on veid suurem kui Tallinn. Aga nagu, mis siis, et see on selline suurem linn, aga siis siin on see vibe on ikkagi täiega hea. Kui vaadake, kui palju rohelust siin on, keset talve lihtsalt. Ja ma ei tea, ma olen lihtsalt sõnatu, kui äge siin on. Ja rongis ka me rääkisime ühe Rootsi paarikesega juttu.
Nad on ka pensionil juba ja veedavad ka mingi 9 kuud aastas siis siin ja ütlevad ka, et siin on elu nii äge ja palju lihtsam ja mõnusam ja annab täiega nagu laavivad Speini. Appi, kus ta mind viib. Siis kurikuulsus, üks vaatesväärsus Malaga food market. On Heleni nii, jah? Nii. Paremale algus või? Vaata neid rõdu. Jaa, vägevad rõdud on küll, jah. Siit näed. Ja ootame siin on. Võtta pärast kette siis. Tere tulemast food marketile. Mereonnid. Nii kaju kaata. Kelle kaju on müügil, kujutad ette või? Ilu! Kui ma väike laps olin, mu isa oli kalamees, siis ta sundis mind ja mõde kala puhastama, lestasid ja kilusid. Ma sain lapsena suure kalatrauma, sellepärast ma ongi vastastikused või kahtlased tunded kala suhtes. Aga lõhe on väga hea. Palju inimesi täitsa lõppe saate aru, praegu ei ole isegi mitte turistihooaeg. Ja me tulime nüüd puuvila, juurvila vahesse ja siin on minu meelest kõige rohkem rahvast üldse nagu. Food kriisi käidud, väike oliiv, küüsauk, tükk juustu, smuutid. No Helen ütle värgid ka. Tegelikult see ei ole smuuti. Meil on palju head sööki ja särgid-värgid. Särgid-värgid, jah. Näed, tulen kokku suga. Cheers. Cheers. Okay. Ma arvan, et kohalikud värsked oliivid ja küüslaugud maitsevad väga hästi. On nii, Heleni, jah? Kas sa kinnitad mu juttu? Okay. See on hea kui naine. Mehega nõus on. Jah. Väga hea. On väga hea, jah. Jah, siis selle me ostame veel. Ma teate, mida ma tahaks? No. Leiba tahaks. Me otsime leiba ka. Oleme veetnud nüüd juba mingi 1,5 tundi Malagas ja teate, kuidas päike laetab, see on lihtsalt rets ja mul on pikad püksid jalas. Aga leiame pargi, kus saab riided ka seljast ära võtta ja pikutada ja päikest nautida. Aga ja, ma näitan teile, siis me oleme siin kesklinnas, käisime toidumarketil, näksisime veidi ja nüüd otsime uue koha, kuhu minna. Aga ma tahtsin teiega lihtsalt jagada paar olulist fakti, mis siin Malagas nagu on. Ta asub siis Costa del Solis, see tähendab siis päikeserannikut nagu näha ja üks lahe fakt on see, et teadaolevalt on siin lund sadanud ainult ühe korra 20. sajandil, mida inimesed on nagu kirja pannud ja see oli 2. veebruar 1954 ja reaalselt enamus ajast ongi see nii kaunis ja keskmine temperatuur on aastas 23 kraadi ja ta on üldse ühe pikem ajalooga linn, 2008 aastat tagasi ulatub tema ajalugu, mis teeb siis Malagast Euroopa ühe vanima linna ja lahe on see, et siit 100 kilomeetrit ida poole minna, siis asub Gibraltar ja 130 kilomeetrit siis allapoole on juba Põhja-Aafrika ja 2 põnevat asja veel, et siin Malagas on sündinud selline skulptor ja maalikunstnik Pablo Picasso ja äge näitleja Antonio Banderas. Kõik äge. Kõik äge. Lähme kasulik infot. Ja. Ja keset linna on selline hoone, kirik. Selle pildi järgi saab aru, et see on kirik. Kuidas? Ja siin tänavatel juhtub pimedas palju kahtlaseid asju. Kes vedas alt? Mingi aeg peaks tegema Hispaania moeshow ka ja võiksime Kuluga endale uued riided soetada, midagi sellist. Et rohkem kohalikega sulanduks.
vähe sünge välimusega maja. Aga I still like it. Tonta, igas linnas on oma tonta. Oleme väikse pulka või? Lähme lavale ja live music. Okei, näite teed nüüd, lähme edasi. Nii, kui sa tahad meie seiklustele kaasa elada, kindlasti like'i meid Ja subscribe'i meid. ja sa näed täpselt, millal on järgmine video üleval. Peace! Tšau. Mis sa teed? TikToki või? Pead siuke ongi meie kärikas seal sees.